Valitsus kiitis heaks teise pensionisamba reformi. Kes on sambast lahkunud, saab kiiremini tagasi tulla ja enam ei pea välja võtma kogu raha, vaid võib ka osaliselt. See häda on, mida me muudatustega lahendame, et inimesed saaksid kiiremini tulla tagasi pensionisüsteemi, et 5 aastat saab olema see piir. Varem oli see 10 aastat, kui sa oled väljunud, et 5 aastat järel sa saad naasta ja need inimesed, kes siis 21. aastal suure hurraaga väljusid, Isamaa poliitikute eestvõttel, kes ise ei väljunud sellest süsteemist, saavad nüüd tagasi tulla ainult, et vahepealne aeg, kus pensionisammastel on hästi läinud, jääb neil siis lihtsalt saamata. Isamaa esimees Urmas Reinsalu, kelle erakonna algatusel muudeti teine sammas omal ajal vabatahtlikuks, näeb valitsuse sammus järeleandmist. Kõigepealt valitsus muidugi näitas, et ta andis alla selles oma kriitikas varasema pensionivahendite haldamise vabastamise üle kodanikele, sellepärast, et ta seda põhimõtteliselt tagasi ei pööranud. See on nagu nii positiivne samm. Valitsus pareeris, et nüüd ei saagi enam vabatahtlikkust kaotada, sest juba sellised plaanidki oleks pannud paljud inimesed igaks juhuks raha välja võtma. Rahandusminister Jürgen Ligi nimetab varasemat teise samba vabatahtlikuks muutmist siiski lausa pettuseks. Hävitav, see oli pettus. Sellega valetati inimestele, et muidu nende raha põleb. Valetati, et siis hakkab lapsi tulema. Ja valetati kõigis nendes arvutustes, mis ütlesid, et justkui esimesest sambast saab rohkem tootlust, sest et demograafia ongi see, miks arenenud riigid on kogumispensionid kehtestanud ja vabatahtlikult inimestes jääb seda säästlikkust napiks ja ühiskond kannatab tulevikus. Peaministri sõnul peab riik pikaajalistes küsimustes olema usaldusväärne. Mõte on lihtne, et ega pensioniraha kogumine on pikaajaline ja riik ei peaks selles käituma sõnamurdlikult, sest ütleme, Sven Soiver või Kristjan Michal kogub tuleviku raha pisihaaval ja niimoodi see koguneb, aga kui seda keskkonda kogu aeg halvemaks muudetakse, siis me kumbki ei kogu ja loodame tulevikus nende tööinimeste peale, kes peaksid meile maksma kõrget pensioni, aga tööalist elanikkonda jääb järjest vähemaks. Nii et oleks hea, kui me koguksime ja see keskkond ei oleks ebakindel. Et vältida pensionisüsteemi kiiret muutmist tulevaste valitsuste poolt, soovib praegune valitsus kirjutada seadusesse 5-aastase etteteatamise nõude juhuks, kui maksemäärasid tahetakse kogujate kahjuks muuta. See on niisugune poliitiline retoorika ja ettekujutus, mida soovitakse siis ametist lahkuva valitsuse poolt muuta õiguskeskkonda Isamaa kindlaks. Et see on poliitiline retoorika, millel õiguslikku tähendust ei ole, aga meie loomulikult inimeste võimalused vabatahtlikult pensionisääste koguda, loomulikult eks need säilivad ka tulevikus. Jürgen Ligi rõhutab, et uuendatud süsteem pakub inimestele rohkem paindlikkust ja turvatunnet ning lükkab ümber väited pensioniraha vähesest tootlusest. Kahju inimestele, kes sambast lahkusid, on väiksem. Samas muutub paindlikuks, temast saab ka osaliselt raha välja võtta. Algsega võrreldes, kus oli piirangud ka pensionieas, need piirangud ei ole. Ja me oleme hulk reforme teinud, et on viimastel aastatel ikkagi just mil selle lammutamise järgsetel aastatel on pensionifondid meil olnud ülitootlikud. Uued reeglid peaksid kava järgi jõustuma selle aasta novembris. Tehniliselt keerukamad IT-lahendused, nagu osaline väljavõtmine, rakenduvad 2028. aasta alguses.